Let's get down to business to defeat the Huns. Did they send me daughters when I asked for sons? You're the saddest bunch I've ever met, and you can bet before we're through, Mister, I'll make a man out of you. Tranquil as a forest, but on fire within. Once you find your center, you are sure to win. You're a spineless, pale, pathetic lot, and you haven't got a clue. Somehow I'll make a man out of you. I'm never gonna catch my breath, say goodbye to those who knew me. Boy, I was a fool in school for cutting Jim. This guy's got him scared to death, hope he doesn't see right through me. Now I really wish that I knew how to swim. You must be swift as a coursing river, with all the force of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon. I'm never gonna catch my breath, say goodbye to those who knew me. Boy, I was a fool in school for cutting Jim. This guy's got him scared to death, hope he doesn't see right through me. now I really wish that I knew how to swim. You must be swift as a coursing river, with all the force of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon. Time is racing towards us till the Huns arrive. Heed my every order, and you might survive. You're a sightless, pale, pathetic lot, and you haven't got a clue. Somehow I'll make a man out of you. You must be swift as a coursing river, with all the force of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon. You must be swift as a coursing river, with all the force of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon. Betty! Tubli, klass, istu. Päris lahe koolipäev ju.
jube tore oleks iga päev käia sellises klassiruumis õppimas. Jaa, tõesti äge. Ja siinkohal ma tegelikult tahaks tänada ühte meest, kes mind siia kutsus ja kes on kutsunud kokku siia kõiki neid vahvaid inimesi teiega täna rääkima. Ma arvan, et nüüd on see aeg. Teeme suure aplausi härra Toomas Laigu! Mida sulle? Noh. Tunneks ka kohe ennast nagu esinejana, on ju. Saan ka aplausi. Jaa, oot. Eks sa oled väärt seda, sa oled tubli poiss. Ma olen ka vahest natuke edev. Kas sa oled ka edev, Mart? Mina? Vaata mind, noh. Ma olen edevuse laat, noh. Kes need näitlejad siis muud ongi kui egoistid, liiderdajad, joodikud? Aga sa iseloomustad ennast ka niimoodi? Nojah, ma ei tea, tegelikult ma olen siin tegelenud selle ego probleemiga nüüd juba mõnda aega. Ma tegin ühe sellise lavastuse nimega Mees metsast, kus ma kõnelen sellest, kuidas üks poiss lihtsalt kasvab metsas ülesse. Ta ei tea, kes ta on. Ta ei saa aru sellest, et ta on olemas. Ta lihtsalt tegutseb, ta on nagu loom. Kuni siis selle hetkeni, kui üks hetk nagu Narkissos läheb ta jõe kaldale ja vaatab enda peegeldust. Ja siis järsku ta saab aru. Järsku tekib mingisugune hääl tema pähe, mingisugune keegi, kes ütleb talle kogu aeg, et kuule, mine tee seda. Mine ole temast parem. Mine tee seda ägedamalt. Mine ja võida. Mine ja kuidagi nagu kogu aeg nagu käsib midagi teha. Ma väga ei taha ka teha. Kuule, kus sa tirid mind? Miks sa tirid mind sinna? No see ongi see ego, kes ärkas selles metsamehes ja viis ta linna, viis ta sealt metsast välja ja nüüd see ego on ja see ego ei lähe enam ära. Ja see ei saa tast enam lahti. Ja siis ma avastasingi, et ainus viis, kuidas oma egost vabaneda, on siis, kui sa talle järele annad. Sa rahuldad oma ego. Ainult niimoodi ego tõmbab ennast natuke tagasi ja ei käsi sul siin peas igasuguseid asju teha. Nii et sina oled pidanud seda võitlust juba mitmeid aastaid? Nojah, vaata selline, need on nagu kaks poolt, üks on see metsa pool, eks ole, see, kes on tegelikult selline tagasihoidlik, mis mina, jumala eest, kohe tuleb Uku Suvist ja tema tuleb, teeb, laulab, jumala eest. Või siis see teine pool, see ego, kes on, tere, ma olen lavale, äge, selline, saad aru, et minus on nagu väga suured sellised vastandlikud pooled, kes nagu põrkuvad pidevalt kogu aeg ja siis vahepeal ongi niimoodi, et mu mõtted ja tahtmised muutuvad nagu niimoodi. Aga ma enam ei taha siin laval olla. Oot, ära veel. Okei, tegelikult tahan. Tuleks tagasi. Mul on sulle veel mõni küsimus ainult. Et aga kuidas sa siis jõudsid siia, kus sa oled jõudnud, Mart? Siia lavale, aga sellesse positsiooni, et sa oled tuntud näitleja. Ma käisin näosaates. Nee, aga kas see on kogu tõde? Jah. No see algas vist ikkagi väga varakult, sest see pisik tekkis mulle sisse, ma arvan, esimese Lord of the Ringsi filmi ajal. Sest ma vaatasin seda Frodot ja mõtlesin, et ma tahaks ka olla Frodo. Ma tahaks ka ronida Mordorisse ja visata see sõrmus sinna laava sisse ja sellest hetkest ma tundsin, et midagi nagu on. Et mingi nagu soov olla näitleja on olemas, aga ma ei uskunud. Ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et mis asja, minust ei saa mingit näitlejat. Ma tegelesin spordiga, ma mängisin 10 aastat jalgpalli ja üldiselt see ei olnud eriti nagu reaalne. Kõik sõbrad naersid ka välja, kuigi kogu aeg ütlesid, Mart, sa teed nii hästi nalja, muidugi mine lavakasse, tee igast jama. No see tuli hiljem tegelikult.
aga siis üks hetk jah, täiesti saatuse tahtel, ema tahtel tegelikult. Nõudmisel. Ema tõi mulle mingisuguse lehe, ütles, et näed, vaata, siin on mingi kuulutus, keegi otsib kuskile mängufilmi mingit poissi, kellel on hea inglise keele oskus ja mina mõtlesin, no aga okei, why not? Ma lähen siis proovin ja 600 poisist valiti mind välja ja siis ma tegingi sellise filmi nimega Vaša ja pärast seda on kõik kuidagi oma soodu läinud, et lihtsalt kuidagi kõik on nagu õnnestunud ja kõik on kuidagi nagu läinud täpselt nii, nagu ma tahan. See on nagu nii imelik, et kõik unistused ongi nagu täide läinud ja noh, võib-olla ma olen lihtsalt olnud õigel ajal õiges kohas kogu aeg või ma ei tea, mis asi see on, aga koheselt, kui ma selle näitleja tee valisin, siis kõik hakkas iseenesest nagu tulema. Et ju siis on see õige tee või kuidagi. No ja siis oli see Vaša ära ja siis ma läksin sinna Nukuteatri noortestuudiosse, ma olengi praegu ka Nukuteatri näitleja. Seal ma olin terve gümnaasiumi aeg. 3 aastat järjest käisime seal 3 korda nädalas tunde tegemas, teatritunde. Ja ma ütlen, et see oli minu jaoks selline elumuutev aeg, kus ma tegelikult vist saan öelda, et alles hakkasin nagu inimese moodi mõtlema. Et enne seda mul oli vahepeal selline väga huvitav periood, see oli siis pärast seda, kui ma otsustasin pärast 10 aastat jalgpalli mängimist, et sellega ma kuhugi ei jõua. Sellepärast, et mul oli selline eesmärk 2010 MM, et kui ma seal ei mängi, siis järelikult on jama. Järelikult, no, mul oli see tung, et ma tahan nagu läbi lüüa niivõrd suur, et ma nägin, et jalgpalliga seda mitte kuidagi ei tee. Obviously. Aga siis tuli selline huvitav asi nagu show-maadlus minu ellu. See on üks tume aeg mu elus. See oli nagu selline aeg, jah, et meil oli mingisugune grupp inimesi, kellele hullult meeldis vaadata nagu WWE, Triple H, Stone Cold Steve Austin, The Undertaker, nagu kõik need vennad, eks ole, et me olime nagu nii suured fännid ja me isegi tegime oma esimese, ma arvan, et ei ole Eestis tegelikult rohkem seda tehtud ja me olime ka need pioneerid, kes tegid Estonian Teen Wrestlingu, sellise society, kus me käisime tagahoovis teineteisega kaklemas. ja noh, tegelikult see oli siis ka, see periood oli ka enne Vaša filmi, ehk see tegelikult juba oli selline nagu mingisugune väike märk, et mulle nagu selline teatrivärk kuidagi nagu meeldib, olgugi mulle ei meeldi nagu higisena trussikute väel terve Ameerika ees olla, aga mul oli selline unistus küll, et ma lähen Ameerikasse ja minust saab wrestler. Mart the Bloodheart Myers! Jah, selline tume aeg, aga siis ma nagu kuidagi siis tuligi see film ja siis läks kõik oma soodu, aga ma olen nüüd tagantjärele mõelnud, et mis asi see wrestling oli, et miks ta mu elus ikkagi nagu oli ja mida ma sellest õppisin. Siis ma mõni aeg tagasi suutsin välja mõelda sellise paralleeli, et kujutate ette wrestlingu ring, eks ole, siis kõigepealt hakkab Ameerika hümn muusikana ja siis kõnnib sealt kardinate tagant välja Barack Obama. Tuleb Barack Obama, kõnnib ringi, karjub, sa oled Putin nõme, tule välja, ma annan sulle peksa! Siis tuleb Vene hümn ja siis jookseb lavale, mitte jookse, vaid sõidab hobusega Putin. Ja siis Putin tuleb hobuse seljast maha ja põhimõtteliselt nad annavad Obamale peksa. Et wrestling ongi veits ka nagu meie tänapäeva maailm, sellepärast, et see wrestling on show, eks ole, see on stsenaarium, see on skript, see on karakterid, üks on hea, üks on halb, siis nad saavad seal keskel ringis kokku, siis nad kaklevad, ja siis kogu see rahvas ümber ringi hulgab, jess, nad kaklevad, minule meeldib Obama, minule meeldib Putin, ei, ma nüüd kaklen sinuga, sest sulle meeldib Putin. No ja selline nagu tundubki see
elu olevat, sest et lõpuks, kui nad on nagu teineteisel vere välja peksnud, on ju, siis nad lähevad sinna lava taha ja joovad koos õlut. Nad on nagu, kuule, täna oli hea matš, kurat, teeme järgmine esmaspäev uuesti. Et seda on see wrestlingu nagu andnud, ja noh, ühesõnaga siis pärast seda keskkooli, kui ma olin sealt Nukuteatri noortestuudiost ära läinud, ma ju ka mõtlesin, et peaks ülikooli minema, et see on normaalne, kõik lähevad ülikooli. Ja muidugi siis kui ma lõpetasin, siis ei olnud lavakasse sisseastumiskatseid ja ma mõtlesin, et no ma käin siis vahepeal koolis, lähen õpin antropoloogiat. Ma läksin seda õppima sellepärast, et ma mõtlesin, et näitlejal on tarvis tunda inimest nii anatoomiliselt, arheoloogiliselt, ühesõnaga mida iganes, mul oli selline tunne, et ma kuidagi nagu ei taha lihtsalt raisata seda aastat, et ma lähen siis õpin inimest, et pärast lähen lavakasse. Aga mis juhtus, oli see, et ma läksin sinna kooli, see oli 3. september, see oli esimene päev, kui oli siis kool, läksin siis oma klassi ette ja kõndisin klassi sisse ja tervist ja vaatasin ringi ja läksin kohe kantseleisse, võtsin paberid välja. Ma käisin koolis 1 päeva ülikoolis, et jah, ma ei tea, kui äge on selle peale plaksutada, aga jah, koolis ma ei ole käinud, jess! Ja tegelikult pärast seda ma ei olegi nüüd rohkem tegelikult kuskile ülikooli läinud, sest et keegi ei taha mind. Sest nad tõesti ei taha mind. Lavakas ma proovisin isegi 2 korda. Esimene kord ma proovisin 11. klassis. Sest et ma kartsingi, et siis kui ma nagu lõpetan kooli, siis vastuvõttu ei ole ja et siis äkki ma ei astu enam kunagi sinna kooli sisse, et ma käin seal nagu südame rahuks enne ära, astun vähemalt nagu sealt lävepakust üle ja siis mul on süda rahul. No siis ma sain seal edasi, aga lõpuks ma kohale ei läinud, sest mul ei olnud lõputunnistust. Ja siis lõpuks ka siis teine kord proovisin ja siis ma jõudsin sinna vestlusvooru ja vestlusvoorus küsiti minu käest, et mul oli veel variant, et tegelikult ma tahtsin Prantsusmaale õppima minna nukukunsti, sest ma olin sealt Nukuteatri noortestuudiost ja Nukuteatrist saanud sellise nukupisiku sisse ja mulle väga meeldis Nukuteater ja ma mõtlesin, et äkki oleks nagu mõttekas sellega siis jätkata ka. Ja siis põhimõtteliselt oligi nagu 2 varianti, kas minna Prantsusmaale või siis jääda lavakasse ja siis nad küsisid minult ka, et Mart, et kui sa saaksid mõlemasse sisse, et kumma sa siis valiksid. Tüüpiline küsimus. Jah, ja ma siis ütlesin, et Prantsusmaa. That's how it goes. See liigne ülbus vist sai nagu minu jaoks saatuslikuks, et sinna ma ei saanud. Mis tõttu tegelikult lõpuks ma ei saanud Prantsusmaale kaas, nemad ka mind ei tahtnud. Aga kokkuvõttes ma olen nagu ülimalt õnnelik, et ma ei ole kusagil seal, sest et ma olen praegu siin ja ma tunnen, et ma olen nagu õiges kohas. Aga Mart, ma tean, et sul on üks väike üllatus meile ka. Ja see üllatus on see, millest me ennem rääkisime. Üks väike ego tahab tulla Mardisest välja. Jah, praegu te siis nägite seda metsa poolt, seda kergelt tagasihoidlikumat poolt, aga siis, kui mina enam ei jaksa, siis mul on kaasas ka oma ego. Üks moment. Tema on nukk. Ja temaga ma olen nüüd aasta aega koos Eestimaa lavade peal ringi rännanud, näidanud kõigile oma ego. See oskab rääkida ka, ma saan aru. No. Vaatame. Tere! Jõu. Ühesõnaga, saage tuttavaks, tema on Mark Van Kruus. Tere! Tere!
Väga tore! Noh, mis toimub siin, Kuulete seda lolli Marti või, Kuule, palun lõpeta ära, käitu korralikult. Mis asja käitu korralikult? Kuule, sa teed mul praegu margi maha lihtsalt niimoodi. Kuule, poiss, sa pead aru saama, et sinul on mind vaja. Minul ei ole sind vaja. Mis asja sa ajad, kui sa oled nukk? Ilma minuta sind ei ole olemas, mina juhin sind. Ei tea, kuidas. Mul on käsi sinu perses. Ei ole ju. See on minu perse. Ühesõnaga, jah, see on minu ego. Ma olen tema ego. Küll on Marke. Kas Mart laulda ka oskab või? Nagu päriselt? No kui mind kaasas ei ole, siis väga ei oska. Ahaa. Aga näidelda? Nalja teed või? Ma tegin jah. Ta on nukunäitleja ju. Ta ei oska ilma nukuta laval mitte midagi teha. Täiesti saamatu. Tere! Kuidas läheb? No. Ei noh. Tegelikult pole midagi öelda. Tubli poiss on. Ei no ma olen kogu aeg öelnud, et tegelikult sa oled kuradi andekas poiss. Aga vaata, terve Eesti meelelahutusmaastik on hullem kui see sinu kodune raba, kus sa üles kasvasid. Kõik kohad on taukareid täis. Raudne. Aga kas sina nukk oskad laulda või? Jaa. Vabalt. Ainult nii või? Kas see on kõik, mis sa suudad? Sorry. Ütle üks sõna veel ja ma panen sinu laulma. Täpselt samamoodi, nagu Mart minu laulma paneb. Ma ootan. Keda? Sind laulmas. Mind? Mart, teeme ära või? No ma ei tea, oota. Mis laulu sa tahad, et me laulame? Kas ta oskab peale midagi või? Me oskame seda Genka laulu. See Jeesus Presley. Laulame seda või? Jaa! Laul, maestro! Tere, minu nimi on Mart, Nancy Joala, aga tegelikult olen Mart. Eesti nukukunsti naiv ja kindlasti võiks isegi öelda, et selle Toomas Hendrik. Ja ainult kahekesi koos olen tervik, one man wolfpack, mõni mees vendiks. Seega yes, olen best, rohkem West kui kinni mees, olen siin iga artisti Hendrik. Jah, legend, piraat, Eesti näosaate staar, illuminaat ja hüperbändid. Söön hommikuks minde nussiputru, kui su heit meil on valmis, siis vajuta juba sendid. Ma olen ka tegnes Shakespeare'i, Shoppid ja Disney, Jeesused, Lennonid, Katid ja Presley, Pärt, Trevor, Sahung ja Turovski, Heisenberg, Sirp, Smaug ja Bukovski. Su ikoon, su ema, su isaga, siia pole kellelgi sittagi lisada, sest see on Game 7 võidu ise. Ma olen sina, rohkem kui sa ise. Lähme lolliks omamoodi,
laudes, duši all või voodis, samamoodi, omamoodi, aga see on kõik okei. Me kõik läheme lolliks samamoodi, laudes, duši all või voodis, samamoodi, omamoodi, aga see on kõik okei. Me kõik läheme lolliks samamoodi, laudes, duši all või voodis, samamoodi, omamoodi, aga see on kõik okei. Aitäh! Nüüd läheb jälle see igav osa edasi. Kui ego ära pannakse, egot ei tohi liiga palju näidatada. Ta on selline nilbe kuju ausalt öeldes. Aga noh, eks ma ise olen ka natuke nilbe. Aga suur aitäh veel Mardile! Aitäh!